tere tulemast vestlussaatesse Tunne Inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Minu nimi on Armin Pajula ja ma olen selle vestlussaate võõrustaja. Mind väga köidavad inimeste lood ja elu väljakutsetega toimetulemise telgitagused. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ja kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende oskused ja kingitused just õigete inimeste ning abivajajateni jõuaks. Ja see ongi Tunne Inspiraatorit vestlussaare eesmärk teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on vabakutseline kunstnik ja disainer, kes on loonud oma brändi Thompson Mandala maalid. Ta maalib akrüülvärvidega kaunid mandala maale ning on disaininud erinevaid tooteid väekate mandala piltidega, kruuse, teesärke ning kalendreid. Lisaks panustab ta juba 3. aastat heategevusse, korraldades heategevuslikke kunsti- ja käsitöö ühisoksjonid Loomapääste Grupp MTÜ toetuseks, kes aitavad tasuda viga saanud loomade ravikulusid. Kogu oksjoni tulu lähebki Loomapääste Grupi toetuseks. Mis viis meie tänase külalise mandala maalide juurde ja millised on tema senise teekonna suurimad väljakutsed, murdepunktid ja eneseületused olnud? Nendele ja paljudele teistele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse vabakutseline kunstnik ja disainer Kristin Thompson. Paneme su siia kõrvale kohe. Nii. Tere kõigile! Minu traditsiooni küsimus, eriti veel, kui ma tean, me oleme siin sinuga eelnevalt natuke vestelnud, siin juba mõnda aega tagasi on ju, kui sa selle otsuse tegid, et tulla siia saatesse. Ja minu traditsiooni küsimus on see, et kuidas sa praegu ennast tunned? Täitsa hästi. Täitsa hästi. Arvas seda, et siin tulid üles erinevad hirmud ja kõhklused, kahtlused ja nii nagu ikka. Ja see ongi olnud. Kuidas? Et oja. Ja, et kuidas sa praegu nüüd sellest vaatunurgast lähtuvalt nagu tunned? On veel midagi sees või on juba täitsa siuke, chill, lähme, teeme ära? No praegu on juba päris chill, et olen selle kaamera hirmuga ka natuke tööd teinud, et. Okei, äge. Et jah, et teades ja sinu selle, ma lasen sulle endal sellest rääkida, tegelikult ongi see, et mis sind motiveeris sellesse saatesse tulema? Et motiveeriski see, et mul täitus just 4 aastat tegutsemist oma brändi all, aga reaalsuses pole ma siiani julgenud veel nii-öelda oma näo ja nimega selle brändi kilbi alt välja tulla. Aga et 4 aastat tegutsemist on juba piisavalt pikk aeg, et võiks juba nagu näidata ennast. Ja, palju sul jälged erinevatel kanalitel on? Kõige rohkem on mul jälgijaid Facebookis, seal on üle 2200 neid juba. Ja keegi ei teagi, kes tegelikult seal taga on nagu näoga. No, eks ole jah, paras aeg nagu välja tulla. Mis on sind seni hoidnud, lähme kohe siit natukene sellesse sinu siis teekonda või sinu, jah, et mis on hoidnud sind seni tagasi sellest, et tulla näoga välja, kui sa päris aus oled? No eks see pelgus oli, et ka kuidas vastu võetakse ja kuna see teema on ikkagi küllaltki tundmatu suurele osale inimestest, et väga palju on tulnud üldse sellele rõhku panna, et selgitada, mis asi see mandala üldse on ja kuidas need sümbolid ja et kuna ma ise nagu alles kompasin maad, et kuidas seda kõike inimesteni nagu tuua, et siis tegelikult üleüldse ma selle Facebookiga liitusingi siis, kui ma otsustasin enda mandalatega tegelema hakata tõsisemalt. Et esimene samm oligi
sotsiaalmeedia koolitus, mille käigus ma siis esimest korda endale üldse need sotsiaalmeediakontod lõin, et sinnamaale ma hoidsin ennast sotsiaalmeediast ka eemale. Okei, põnev. Eks me läheme natuke sellesse teemast sisse, aga meil on täna sinuga natukene erisem saade kui tavaliselt, sest sa tahad vist midagi ka inimestel nii-öelda kinkida, on nii? Ja, et mul on üks kruus, mille ma loosin välja kõikide vahel, kes on siis hiljem seda Facebooki grupis kommenteerinud, et kes on näidanud tõesti huvi teema vastu. Eks kes sa meid vaatad, isegi kui sa vaatad meid järgi, siis sul on võimalik kommenteerida sedasama Facebookis selle video alla, kuni siis järgmise neljapäevani, mis on meil, täna on meil 16, 23-ndani. Eks kuni 23-ndani on sul võimalik kommenteerida ja kõikide kommenteerijate vahel siis loosime välja sellise ägeda kruusi, ainulaadse kruusi. Need on kõik käsitööna tehtud, on ju? Kõik on käsitööna disainitud, nad on lastud trükikojast peale trükkida ja konkreetne kruus on siis tervendav kruus toetavate sümbolitega ehk kõige tugevama toimega kruus, mis mul valikus on. Vähemalt klientide tagasiside põhjal. Ehk siis, kui ma vett või teed hommikul joon, siis on terveks päevaks kohe power sees. Jah, seda kindlasti. Okei, aga lähme siit natukene, sest et mind nagu väga kõnetavad need samad, sest hirm on meil elus üks suurimaid takistusi. No võibki öelda kõige suurem takistus üldse, et mitte elada oma soovitud elu. Olgu see siis hirm näiteks läbikukkumise ees, olgu see hirm ebaõnnestumise ees, no mõlemad sama asi praktiliselt on ju, hirm teiste arvamuse ees, hirm, toome näite, et sa lähed kodunt välja, vanematele võib-olla natukene vastumeelselt teed midagi ja siis sa kukud läbi, sa pead seisma silmitsi nende pilkudega, aga me ju rääkisime sulle, et mis iganes need on, need hirmud on suurimad takistused elamaks seda, mida me tegelikult elada soovime. Ja mind nagu väga kõnetavad kõik need lood, kuidas me nendest hirmudest läbi läksime, üldse nende hirmude tunnistamine kõigepealt, et mul on mingisugune hirm. Et sa siin juba natukene lahkasid seda, on ju, et 4 aastat oled Facebookis olnud, on ju, oma bränd lausa, aga keegi ei tea, on ju, kes see nägu seal selle brändi taga on. Et on okei, kui me natuke seda vaataksime sisse, mis seal siis olid sul? Vabandust, ma unustasin telefoni panna häälete peale, kohe parandame. Viska vastu maad, nii on kõige kiirem, viska lihtsalt vastu maad. Siis on korras, siis ta ei tee enam kunagi ühtegi häält. Ja. Eks siis on okei, kui me seda natukene jagad just seda hirmu teemat, mis on siin, ütleme nii, siis natuke tagasi hoidnud, on ju? Ja kuidas lõpuks just läbi tulid? On see okei? Ja, on. Et siis, kui sa nüüd... Ma mõtlen, kuidas me läheme. Võtame selle tegelikult natuke hiljem, et lähme kõigepealt veel natuke ajast tagasi, ennem kui sa üldse mandalanid jõudsid ja siis me võtame selle teema natuke põhjalikumalt ette. Et kuidas sa üldse mandalateni jõudsid? Et ma natuke täpsustan seda küsimust. Et see ei ole nagu selline asi, mida igaüks nagu ette võtab, on ju, see on ikkagi selline väga spetsiifiline ja samas ta ei ole ka ütleme traditsiooniline kunstiliik või midagi sellist. Et kuidas sinu teekond üldse sellesse maailma, natuke teistsugusesse maailma, ütleme energeetilisse maailma või sellises algus sai? Kas oli mingisugune elusündmus, mis surus su põlvili või sa hakkasid lihtsalt mingi hetk rohkem huvituma muust maailmast kui ainult see, mida me saame käe katsuda? No ütleme nii, et kunsti vastu on mul huvi olnud lapsest saadik. Et selles mõttes on ta läinud nagu üsna loogilist rada pidi, kuigi väga keerulist. Et mul ei olnud mingit plaani hakata kunstnikuna tegelikult tegutsema. Et kunsti ma pidasin alati hobiks. Aga mandalate juurde jõudsin ma tegelikult läbi värviraamatu. Kui minu ette sattus üks paar aastat enne koroonaaega selline huvitav värviraamat nagu Kirgastav elujõu mandala. Siis ma värvisin neid mandalaid
näitasin neid ka mõnele tuttavale, kes olid täiesti vaimustuses, et oi kui ilusad. Et nii ja mul hästi kergelt tuli nagu see värvide kombinatsioon silma ette, ma hakkasin keskelt värvima ja kõik tuli väga kergelt. Et nagu kohe oli tervik peaaegu silma ees. Ja no eks mul selle energeetilise maailma vastu on ka juba ennemalt oli huvi. Olen õppinud ka natuke Feng Shui'd, läbisin Feng Shui esimese astme kursuse seedrite juures. Ja olen lugenud ka neid erinevate paakvate raamatuid ehk siis 8 paakvat, 8 eluvaldkonda. Ja sealt need teadmised on väga palju toonud kaasa ka selle esimese mõistmise sümbolite tähendusest, sümbolite jõust, mida ma nüüd ka väga palju kasutan oma mandalates. Ja seesama tervisekruus, mis nüüd loosi läheb, seal ongi ühendatud ka selline tšakrate teema, tšakrate värvid, värviteraapiline pool, pluss siis, kuna kõik need 8 paakvat on seotud igaüks oma tšakraga, et siis ma tõin juurde ka selle paakvate sümboolika, mis siis toetab nagu kõiki 8 eluvaldkonda, samal ajal toetab tervist, aktiveerib kõiki eluvaldkondi, et kõige võimsam kruus, kõige võimsam mandala, mida ma seni teinud olen. Okei. Aga kuidas sinu teekond, kas see, ütleme, teistsuguse maailma siis vastu huvi tekkis lihtsalt kui huvi või oli midagi, mis su elus pani sellesse vaatama, sest sa vaatasid, et nüüd me elu surus nagu põlvi, et kuidas sinul see teekond nagu päris algus sai? Päris alguse. Ma isegi ei oska enam öelda, see tuli nagu kuidagi üsna loomulikult. Lihtsalt see Feng Shui maailm, see tuli mulle nagu ette, ma hakkasin, ühel hetkel olin ma seal ka lühikest aega tööl nende juures. See kõik tuli nagu kuidagi väga loomulikult. Okei. Aga lähme siit siis edasi selle, et sa jõudsid selle mandala raamatoni, see värviraamat, hakkasid seda tegema, vaatasid, et see tuleb hästi välja, inimesed ütlesid ka, et see tuleb hästi välja ja siis mingi hetk otsustasid, et hakkan nüüd täitsa ise joonistama või kuidas sealt edasi läks see? Edasi läks nii, et kõigepealt mul üks tuttav tõi 2 lõuendit, ütles, et proovi ise joonistada. No, joonistasin need 2 lõuendit valmis, näitasin neidki paarile inimesele, ütles, et jaa, väga hästi. Aga siis tegi jälle elu kannapöörde, vahepeal oli pikk selline väike paus, mitte väga pikk, aastane. Ei olnud aega sellega tegeleda ja siis tuli koroona. Vana hea tuttav. Vana hea tuttav koroona ja kui ma sel hetkel otsustasin, et ma enam kontoris ja inimeste keskel nagu eriti olla ei taha, et pigem väldin neid pisikuid hoides, siis nokitsedes midagi omaette, siis mandalad olidki ainuke asi, mis mulle pähe tuli. Ja sealt tuli siis otsus, et nii, ma lähen nüüd Töötukassa toel kõigepealt sotsiaalmeedia koolitusele, et alustan siis Facebookis. Aga esimene päev, kui see sotsiaalmeedia koolitus oli, tehti mulle selgeks, kui sa ikka tahad korralikult asjaga tegeleda ja tõsiselt tegeleda, siis sa pead tegema endale Facebookile lisaks ka kodulehekülje. Et teist varianti ei ole, et kuna Facebook ei ole sinu oma, et sa võid iga hetk kogu oma jälgijaskonna kaotada, et siis see on väga valus, kui nii juhtub. Et tee endale kodulehekülg ja tee endale e-pood korralik. No läksin selle jutuga siis Töötukassasse tagasi. Kuna koolitusraha oli, siis ma jupphaaval
võtsin tegelikult läbi kogu nende kodulehe koolituse, sotsiaalmeedia koolituse tervikprogrammi ja tegingi endale 9 kuud seda kodulehekülge. Ja nagu ma otsustasin, et nüüd on piisav, et sellega välja tulla. Ja kas kodulehel ei olnud ka sinust endast tegelikult, ütleme, ühtegi pilti või midagi sellist, et seal oli ainult Alguses ei olnud ja mind pidi ikka päris korralikult töötlema, et kuule, ilma pildita ei saa. Aga räägi natuke sellest protsessist, et mis oli sinu sees alguses, et ma korra toon enda selle loo ka, mida ma olen siin vahest ka jaganud, et ma tegin 2009 omal Facebooki konto ja mul läks 5 aastat, 2014, kui ma pärast tagasi hakkasin vaatama seda oma Facebooki ajalugu. 2014 ma panin esimese like'i üldse postitusi ja see oli suletud grupis minu eest, sest ma niimoodi kartsin, mida teised inimesed arvavad. Ma ei julgenud ühtegi kommentaari, like'i, mitte midagi, kuigi ma olin 5 aastat Facebookis olnud. Ja siis mingi hetk ma sain aru, kui piirav see on, siis ma hakkasin nagu iseendaga tegelema. Et selles suhtes ma tean ja sellepärast mind väga kõnetavad need sotsiaalse ärevuse ja sotsiaalsest hirmust läbi minemised, et mida keegi arvab, mida mõtleb ja nii edasi. Et mis sinu sees sel hetkel toimus, kui sa läksid üldse sotsiaalmeedia koolitusele, kas sul seal ei olnud seda, et ma pean tulema oma näoga nähtavale või midagi, kas seal olid seal ka mingid hirmud? Seal ma keeldusin veel täielikult. No okei, jah, selles grupis, koolitusgrupis ma tulin selle kaameraga ikkagi nähtavale. Mul õnnestus sel hetkel saada selline ruum, kus ma sain rahulikult nagu üksinda töötada. Ja seal ma tulin selle näoga ka nähtavale. Aga Facebookis ma keeldusin absoluutselt igasugusest pildist, et mul ei ole siiamaale, mu isiklikul profiilil ei ole minu pilti veel. Mis sul sellel hetkel, kindlasti on nüüd juba maailmavaated nagu muutunud, taju on muutunud. Kui sa mäletad, mis oli sellel hetkel selleks hirmuks, mis hoidis seda pilti ennast nagu näitamast? Mis seal taga oli? No eks kindlasti oligi see teiste arvamus. Kas võõraste või tuttavate pigem? Kuidas see? Pigem võib-olla tuttavate. Sest et ma vältisin ka igasugustele tuttavatele üldse rääkimast, et millega ma tegelen, et tuttavad hakkasid alles nüüd 3. aastal teada saama, millega ma tegelen ja rohkem küll isegi nüüd, kui 4. jooksma hakkas. Eks just, et kuidas nagu, ütleme, lähedased tuttavad selle vastu võtta, et ma tegelen millegi sellisega, jah, see. Just ja et see tundus nagu, kuna ma teadsin, et enamus mu nii-öelda lähiringist võtab, et mingi uhuu teema on, et. Selle kohta on nii lahe mõte, ma jagan ühte mõtet, mida ma olen endaga nüüd kaasas kandnud, on see, et pane niivõrd palju hullu, et sinu ümbert jooksevad kõik ära, kellele sa ei lähe peale selliselt, nagu sa oled. Et siis on see, et sa tead, et sind ümbritsevad just need inimesed, kellele sa päriselt korda lähed, sest muidu on see, et kui ma üritan nagu, see oli minu muster ka hästi pikalt, et üritan kõikidele meeldida, siis tegelikult ma olen nii raamistikus kui raamistikus, aga just see, et pane niivõrd palju hullu, et sa lihtsalt hirmutad kõik endal ümbert ära, kes ei resoneeru sinuga. Siis on plats puhas ja siis jäävad just need, kellega sa päriselt tunned, et nüüd ma olen õiges karjas. Hea soovitus. Et see on nagu nii äge. Üks mõte tuli veel, sest et sa ei ole ainuke ja siin neid on saatetest siit läbi käinud ja neid tuleb kindlasti veel, sest see hirm just, et see, mida teised arvad, kui ma alustan millegi uuega, just mis on teistsugune minu varasema tegemisega, sest inimesed tunnevad ju mingit kuidagi moodi ja nüüd, kui ma lähen hakkan midagi muud tegema, siis on appi, mis nüüd toimub. Ja mul endal oli hästi ehe näide sellest, et kui oluline tegelikult suu lahti lihtsalt teha. Ma käisin ühes trennis, kus olid ka sellised ratsionaalsed inimesed. Ma arvasin, et sellised ratsionaalsed inimesed. Ja kuna ma sellel hetkel uurisin päris palju psühhedeelseid aineid just oma spirituaalse ärkamise koha pealt ja ma ühe korra lihtsalt garderoobis tegin suu lahti ja hakkas midagi rääkima. Ja siis tulid lihtsalt inimesed kõik ümber niimoodi, kuule, aga seda, kas seda oled proovinud või kuule, ma olen seal selle šamaani juures käinud ja niimoodi, siis mul oli, issand,
kui ma oleks suud lahti teinud, ma ei olekski teadnud, et siinsamas trennigrupis, kus ma arvasin, et inimesed ei tegele sellise asjaga üldse, mul on inimestega rääkida. Et see oli nagu see hetk, et julge lihtsalt suu lahti teha ja sa avastad, et su ümber on inimesed, kellega sa resoneerud. jah, eks ma seda praegu avastan ka nüüd 4. aastal, kus ma olen siis suu lahti lõpuks tegin. Et ohoh, et tõesti poleks arvanudki. Just, et sul on enda elust ka seesama näide jah, et siis kui sa hakkad tegelikult jagama, siis avastad, et inimesed, kellest sa võib-olla isegi ei oodanud, et nendele võib midagi sellist meelde, siis tulevad ja kõige suuremad fännid võib-olla hoopis. Ja, võimalik. Kuidas sulle siiamaani see kogemus on olnud, et kui lähedastel inimestel oled rääkinud ja kuidas seal nad suhtuvad? No lähedaste poolt on ikkagi jäänud selline suhteliselt leige see arvamus. Aga pigem on tulnud just nii-öelda väljastpoolt suhtlusringi, et või siis ka üllatuslikult sellised tere tuttavad, kellega pole nagu, oled võib-olla aastaid tere, aga kellestki ei tea, isegi nime ei tea veel, eks ole. Ja siis hakkad rääkima, et ma tulin näiteks kalendriga nüüd välja siin. Väga huvitav, näita. Mis sai sul selleks otsustavaks momendiks, et ma pean tulema näoga välja? Noh, ma arvan, et esiteks asjaolude kokkusattumine, et see tuli mulle nagu mingisuguse teatud märgina, see kutse, sest ma olin just saanud teada, et trükikoda on seekord seadnud mulle natuke karmimad nõuded mu kalendrile, et miinimumtiraaži kehtestas mulle, mille ma pean nagu täis saama ja mis ületab mu eelmiste aastate tiraaži, et juba sealt selline väike nüke, et sa pead tulema endaga nähtavale, sa pead natuke rohkem pingutama. Ja teiseks ka seesama loomapäästegrupi oksjon, mis praegu käib, et ka see on asi, millega ma tahaks nähtavale tulla rohkem. Mis on seal sellist just, mis sind nagu eriti kõnetab nende loomade juures, et miks sa seda oksjoni ja seda heategevusasja teed? Et ma olen loomapäästegrupil tegelikult hoidnud silma peal juba aastaid, alates sellest, kui seal Lagedil või Laagna teel toimus kohutav õnnetus, kus seal see kihutaja põhjustas kohutava õnnetuse, et seal oli ühes autos ka suur hundikoer, kes lendas autost välja ja sai väga raskelt viga, et loomapäästegrupp oli see, kes ta raviarvet tookord tasus, korraldas suure kampaania. Ta sai terveks, ma ei mäleta, kas ta oli veel kuu või oli ta rohkem isegi seal haiglas. Enne kui ta lõpuks koju lubati, perenaine oli tal ikka veel koomas haiglas, aga peremees oli juba suuteline vastu võtma uuesti kodus. Ja hiljem ka Vuntsvoodit ehk see koer, kes siin auto järel lohises, ilmselt üks Eesti tuntumaid koeri viimasel ajal, tänu oma traagilisele loole, aga kes ära päästeti ja kelle raviarved ulatusid ka seal üle 8500 €, mille nad kõik võtsid enda kanda. Või siis kutsikas Peti, kes sai õnnetult peatrauma kodus, vajas ka erakorralist abi ja päästeti ära. Mul on endal olnud terve elu koerad ja üks mu koertest jäi kunagi mu enda silma all õnnetult auto alla, kui ma olin veel laps. Et ma tean väga hästi, mis tunne see on, kui su lemmikuga midagi juhtub.
ülejäänud korrad on mul läinud küll juba vanaduse ja haiguse tagajärel. See oli fataalse lõpuga siis see auto alla jäämine ja. See oli jah, ta ei elanud nii-öelda koduteedki üle enam, et isa võttis ta küll kätele, et tuua ta auto juurde, et arsti juurde minna, sest et autojuht ei pidurdanud ega vaadanud nii-öelda tagasigi, et pani ulmalt edasi. Oli mingi väike või suur koer? Keskmine, ta oli selline hundikoera segu. No ikka, et juht pidi ikka märkama, et. No pidi ikka nägema igal juhul. Jah, samas me ei tea ka ju kunagi, mis inimese peast on, võib-olla samamoodi ise šokis on ja ei oskagi reageerida, siis sõidab kiiresti minema, sest ise, kui me oleks mulle endale nagu see lihtsustab üldse asjadele vaatamist, et kui ma oleks samasuguse kasvatusega, kui ma oleks samasugune keskkond, ma oleks samasugused inimesed ümber, ma teeks täpselt samasuguseid valikuid. Sellest ma ei saa hinnata kedagi hukka ka, et lihtsalt me ei tea, mis selle inimese peas sel hetkel toimus. Et see ei ole üldse nagu kunagi, me tegelikult ei taha mitte keegi kunagi midagi pahatahtlikku, aga lihtsalt me kaitseme enda tagumikku vastavalt siis igaüks omal viisil. Ja teinekord see kõrvalt vajatamine tundubki nii ülekohtune ja ebainimlik see käitumine. Ja sellepärast, et sa lapsena siis seda kogesid, sa tunned, et see ongi see nagu see kõige olulisem lüli, miks sa tegelikult tunned tõmmet selle teema vastu. Just. Aidata neid loomi. Jah. Ma tahan ühe huvitava. Kuna nad ei tee ka vahet, kas on metsloom või koduloom, et nad aitavad kõiki, kes on nagu hätta sattunud, olgu see orav, siil, kes tahes. Et kuna ma endale kõik loomad meeldivad väga, et siis mul endal on ka enda vaatajatega. Et mul endal on ka loomadega selline huvitav teema, et ma teinekord tunnen loomadele rohkem kaasa kui inimestele. Sest inimesel on valik ja tihti inimesed valivad ise kannatada, kuigi neil on valik mitte kannatada. Aga loomal ei ole valikuid, tal ei ole sellist teadlikku mõistust, ta ei tea, mille pärast tal seal on see valu ja ta ei oska sellega midagi peale hakata. Ta käitubki automaatselt, aga inimesel on alati tegelikult valik. Kuigi me võime öelda, et aga mul ei ole valikut, sul on valik, kas sa kannatad või ei kannata. See ongi valik. Füüsilist valu sa ei saa vältida, aga kannatus on valik. Ja sellepärast ongi teinekord vaatad, kuidas inimesed kannatavad ja siis ei tunne kaasa, see on sinu valik, sa ise istud seal sita sees. Istu siis. Aga loom on see, et loom ei tea, mis toimub. See ongi see kaastunne loomade suhtes on teinekord palju suurem. Mõnes mõttes see võib kõlada nagu hästi veidralt, aga nii see on. See on hea teema, mul tuleb emotsioonid tulevad üles sellel teemal. Aga üks huvitav küsimus sulle, see võib kõlada natukene veidralt, aga ma nägin või sa siin korraks ütlesid midagi. Kuidas on sinu tänane kunsti tegemine ja raha sisstulek? Kas sa tunned, et see on ilusti tasakaalus ja kõiki kokseb ilusti nii nagu võiks? No aus vastus on, et siiani olen ma ikkagi olnud rohkem nulliringis, et saanud oma kulud kaetud. Jah, ma rohkem sinna ei tahagi, lihtsalt ma toon sulle korraks ühe peegelduse, mida sa alguses ütlesid. Ma väiksena, mul ei olnud üldse plaani hakata kunstiga tegelema, sest ma pidasin kunsti hobiks. Ja kas hobi on see, millega tuleb raha sisse? Vaat jah, seal see koer ilmselt ongi. On ju, ehk siis see on koht, kuhu võiks võib-olla natukene vaadata, sest kui alateadvuses on kuskil see, et kunst on hobi, on ju, siis hobi on ju see, kus sa kulutad raha, mitte sa ei saa raha. Ja, aga nüüd ma ikkagi olen selle endale juba tööks kujundanud. Lihtsalt jah, et see, ma mõtlesin, ma peegeldan selle korra tagasi ka, Aitäh. et teada just, sest et need alateadlikud mustrid, mis me oleme nagu järeldused, mis me oleme lapsena teinud millegi suhtes, need juhivad meie elu nagu hästi mõnusalt, kuni me lõpuks läbi ammustame, mis teema on. Sest alateadvus tahab alati tõestada seda, mida me oleme omaks võtnud. Ja. Aga lähme sinu selle mandalade teema juurde uuesti tagasi ja selle nende hirmude ületamise juurde. Et nüüd siis, kas see on nüüd esimene selline siin laivis olek
on esimene nähtavaks tegemine või oled sa juba midagi varasemalt ka teinud, kus sa oled kas No podcastis osalenud või kuskil käinud rääkimas või midagi? üks kord on olnud ka varem, kus mind kutsuti kinnisesse Facebooki gruppi, reisigruppi rääkima mandalatest, et siis mul oli ka selline, et okei, no väga selline ebalev okei oli, aga ma võtsin ennast kokku, tegin selle ära. Ja siis noh, tagasiside oli ka positiivne, et mis julgustas mind ka siia tulema, et kui sa esimest korda räägid praegu enda asjadest niimoodi laivis, et ei olnud väga aru saadagi. Mis sellel hetkel sai selleks otsuseks või valikuks sinu sees öelda sellele kutsele jah? No ilmselt oligi juba see, vaikselt hakkas see maailmapilt muutuma, et ma olin juba natuke muutunud enesekindlamaks. Ma olin juba tegutsenud 3 aastat. Ma juba julgesin natuke piiksuda ka tuttavatele, millega ma tegelen. Ja eks ilmselt hakkaski juba kujunema see, et on aeg hakata ennast nagu vaikselt juba vähe nähtavaks tegema, et see on ikkagi juba, see ei ole enam nii hobi, kuivõrd hakkab juba tööks kujunema. Just. Väga äge. Mis sa tunned, kui sa vaatad praegu tagasi sellele teekonnale, on ju, et kui sa alustasid 4 aastat tagasi selle brändi loomega ja ehitanud seda ülesse, kas seesama nähtavaks tegemine on olnud suurim väljakutse või on midagi muud veel, mis sellel teekonnal on olnud sulle selliseks mõnusaks katsumuseks, väljakutseks? No seesama nähtavaks tegemine on muidugi punkt number 1. Ka tegelikult oli väga suureks väljakutseks esimese kalendriga väljatulek. Et kuna need maalid on suhteliselt selline kallis kaup, siis see ei läinud väga hästi käima. Et ma küll sain aasta pärast esimese eritellimuse Facebooki kaudu. Aga noh, poes ei läinud need maalid kuigi hästi. Eks ikkagi see võõras teema, bränd tundmatu ja nii edasi. Pluss siis ka see hind, et kuna ma need tõesti hästi kõige väiksema pintsliga maalin, siis see töö maht selle taga on väga suur. Lihtsalt korraks ja ma lasen sul kohe edasi. Mõtle nüüd ja siis on inimesed, on ju, kes võtavad ämbri purgi nagu seda värvi, viskavad plörts peale ja siis küsivad mingi 3 või 5 tuhat selle maali eest. No on ju tegelikult kunst tehakse niimoodi, visatakse ämbriga enam-vähem värv peale ja mis? Teibiga banaan seina külge tuleb, sest et Kristiina on ka, kes on kunstiga tegeleb. Ja siis vaadata nüüd neid on ju, kes päriselt nokitsevad selle pildi kallal nagu tunde, päevi, mitte tunde, vaid päevi, sest ma tean, et Kristiina ka, kui ta millegagi tegeleb, siin nagu päevi läheb sinna peale. Ja siis lihtsalt nagu teine inimene, kes teeb poole tunniga plörts valmis ja küsib selle eest ja ostetakse ka veel. Kuidas sina näed seda tasakaalu? Ega ei näe. Et see on niivõrd subjektiivne ilmselt, et noh, kunagi ei tea, kellele mis meeldib. Aga jah, et sa võtsid, kui sa tahtsid jätkata sellega, me rääkisime sellest, on ju, see väljakutse oli see, et maalid olid kallid liiga ja siis see kalendri väljatulek oli see, mis oli väljakutse. See oli jah, paras väljakutse, et mul hakkas tiksuma see tasuta aeg kodulehe majutuseks, mis ma olin saanud selle kursusega, et see hakkas nagu täis tiksuma. Väike ajapikendus hakkas ka täis tiksuma ja mul oli vaja mingisugust sissetulekut, et ikkagi need kulud ära katta. Ja kalendri peale ma olin juba natuke aega mõtisklenud. Ma isegi olin juba selle valmis disaininud, need mandalad, nokitsenud. Siis ma hakkasin neid hinnapakkumisi vaatama ja küsima ja leidsin siis
enamus muidugi trükikodasid tahtis, et kohe suure tiraažiga. Aga no leidsin siis selliseid trükikoja, kes oli nõus ka tegema tookord 1-2 kaupa. Aga kui ma hakkasin neid hindasid siis vehkendama ja kui ma leidsin, milline see omahind tuleb koos maksudega ja see müügihind, siis ma mõtlesin, et no selle hinnaga ei osta mult mitte ühtegi kalendrit, mitte keegi. Aga vaikselt ebalevalt panin siis sellise Google formi sinna Facebooki üles, et kas keegi tunneks huvi, klopsisin veel kokku, monteerisin, et oma pilt nende kalendri selle põhja peale, et kas oleks huvi sellise kalendri vastu. Ja sealt no, mingid huvilised tulid, mõtlesin, hea küll, ma siis lähen, riski ei ole, et kuna ette tellimisega teen, et täpselt nii palju, kui tellitakse, nii palju tellin. Et ma sellist ladu endale ei tekita. Kalendritega on jah see ju ohti, et järgmist aastaks enam ei saa ju. Sa pead selle ära müüma, selle tiraaži kõik. Just, et siis ongi, et ma otsustasin, et hea küll, ma lähen siis riskile välja. Ja tasus ära ennast? No tasus nii palju ära, et jah, kodule majutuse kulu sain selleks hetkeks praktiliselt kätte. No näed, asi seegi on ju, kuskilt liikuma läheb, siis läheb. Ja sealt edasi tulid juba siis kruusid. Mis oli juba kergem otsus, et ka võimalus mul niimoodi kas või 1 kaupa neid tellida. Aga kuna see kogemus, et kuidas nagu toimetada, ta oli juba olemas kalendri pealt, et siis see tuli juba lihtsamalt. Kumma vastu praegu rohkem üldse huvi tuntaks, kas kruuside vastu või kalendrite vastu? No kalendriga ma alles nüüd tulin välja. See on su esimene kalender siis või? Järgmise aasta kalendriga, jah. Tulin, et 3. aastat annan välja, aga sellega ma tulin nüüd siin septembris välja, septembri keskel alles. Et praeguse seisuga sisuliselt olen ma suutnud ainult tuttavatele maha müüa ja e-poest. Võib-olla veel on vara, ei ole veel inimesed sellele lainele läinud. Aga samas ma kiirustasin, kuna eelmine aasta ma tulin oktoobris välja, siis juba osad ütlesid, et oi, näe, ma just ostsin 1 kalendri ära, et mul ei ole nagu 2 kalendrit kuhugi panna. Et ma mõtlesin, et ma annan endast siis juba varem teada, et mul ikkagi tuleb kalender. Yeah. Ja no ma usun, et kui oktoober, millal meil need jõuluasjad poodi tulevad juba, novembrist vist või? Poolest oktoobrist. Pool oktoober. Ja, et ma arvan, et siis hakatakse mõtlema ka jõulukinkidele hästi ja kalender on alati ka siuke ja eriti kui ta on selline natuke sümboolsem. Ja väga väikese tiraažiga, et arvestades, et ühel hetkel võib-olla avastan mõni kollektsionäär selle, et. Just, et ma arvan, et see varem pigem selle puhul on jah, kalendrite puhul on pigem varem alati kasulik. Mis sind. Aga kruusid on olnud jah praegu see, mis on olnud mind veepinnal hoidnud. Okei, et siis ikkagist on huvi? On huvi, jah. Ja mis sind üldse nagu selle tegevuse või enda tegemiste juures särama paneb? Mis on see, mis tõmbab sind nagu tegutsema ja liikuma ja toimetama? Need on kindlasti klientidelt saadud tagasisided. Et eriti selle sama tervise kruusi kohta, et tegelikult sai see tehtud eritellimusel ühele väiksele 2-aastasele poisile, kes ei käinud, kes ei käinud tualetis, kes ei rääkinud, et tal oli mingi sünnipärane seljaprobleem. Ma 3 kuud murdsin pead, mida ma talle teen. Et see tundus nagu nii keeruline probleem, et millega ma saan teda üldse toetada. Ma teadsin, et nii palju oma kunagisest joogatreeningust, et kus ma juba esimest need kokkupuuted ka selle tšakrate teadmisega olid, et selgroog hõlmab nagu kõiki tšakrasid, on seotud otseselt kõikide tšakratega. Et
kui seal on ühes kohas nagu probleem, et siis ta annab kohe selga tunda. Ja sealt tuligi see tšakrate värvid, aga see tundus kuidagi nii lahja, et midagi on veel vaja. Ja siis mul plahvatas, et oot, aga Feng Shui 8 pakva teooria, seal on ju iga tšakra seotud konkreetse pakvaga. Et paneme selle 1+1 kokku, et kõikidel pakvatel on oma kindlad sümbolid, mis neid omakorda aktiveerivad. Ja kui ma siis selle valmis sain ja kruusi üle andsin, siis 2 kuud pärast seda saadeti mulle foto. Poiss seisis oma jalgadel püsti. Nüüd pidi poiss ringi jooksma, rääkima, kõik täitsa korras. Ja teine liigutav tagasiside oli, kus mul ostis üks tuttav oma mehele kruusi, kes on astmaatik ja diabeetik korraga, ta ei saanud tarbida neid siirupeid, aga tal oli tohutu köha talvel. Ta oli joonud 3 päeva minu kruusist tavalist teed. Ilmselt mingit taimeteed siis. Ja köha oli tagasi tõmmanud. Ja praegu pidi olema niimoodi, et kui ta varem kasutas inhalaatorit elektrilist, siis nüüd pidi tavalisega hakkama saama. Ma ei ütle, et see on mingi imerohi, millega ei tohi enam, et võtate ja oote mu kruusist või kannate mu T-särki sama mandala. Ja saad rasedaks, on ju, kui lapsi ei ole varem saanud. Ja kohe kõik probleemid just lahenevad, et sant hakkab käima ja nii edasi ja meditsiin unustage üldse ära, rohtusid pole vaja, ei. Et sama mandala ma tegin, miks ma viisin jutuga T-särgile, ma tegin selle oma emale, kes sai aasta algusest teise insuldi ja on praegu poolenisti halvatud hooldekodus. Et esimesed kuud olid täielik õuduste unenägu, kuni ta nüüd sinna hooldekodusse sai ja üle pika aja, 2-3 kuud polnud ta saanud, 2 kuud ta polnud saanud üldse füsioteraapiat. Samal päeval, kui ma talle tegin selle särgi, sest kruusist ta ju ei jõua enam, tuli talle ka esimene kord füsioterapeut ja ta pani ta voodiservale istuma. Esimest korda kõigi nende 6 kuu jooksul. Ja mul jäi suu lahti, ma olin ise seal kõrval, mul jäi suu lahti, et ta ei olnud suuteline istuma iseseisvalt. Ma panin talle ratastoolis traksid peale, et ta maha ei kukuks. Ja nüüd ta istus nii kaua voodiservast kinni hoides, et ma jõudsin joosta ümber voodi, tuua telefoni, teha tast pildi. Uskumatu. Kuidas saab veel paremaks minna? Ja see oli tõesti, mida ma oma silmaga nägin. Aga ma vaatan kella, meil on juba 45 minutit läinud. Ma mõtlen, me oleme alles kuskil alguse pool, aga me peame hakkama otsi kokku võtma siin juba täitsa. Et räägi natuke mandalatest nagu lihtsalt hästi lühidalt. Mis on nende see eripära või võlu, mis see inimestele siis loob või annab või mis on nende mandalate taga? No mandalate taga on see, et algselt olid nad üldse India kultuurist pärit, kus nad siis peegeldasid universumit ja keskmes on alati looja. Mistõttu ma ka ise alustan alati mandalat keskelt, et ma panen selle taotluse, selle põhisõnumi endal kruusi keskele või üldse mandala keskele ja sealt hakkan siis seda edasi arendama, et sealt tulevad need sümbolid, värvid, need kõik tulevad juba silma ette, et mida kasutada. Ja nüüd on ta muutunud nagu rohkem laiemaks just tänu sellele, et ta on nagu ka meditatsiooni abivahend. Ja minul konkreetselt on need sümbolid väga olulisel kohal mandalates, et keskendudes siis nagu sümbolitele ja nende tähendustele
sa aitad nagu kaasa, et seada endale fookust, tähelepanu mingile eesmärgile ja millele sa sead tähelepanu, seda sa hakkad endale ellu tõmbama. On see siis, kes tahab suhteid parandada, kes tahab küllust tõmmata, kes tahab tervist toetada, kes tahab uusi teadmisi, et mul on ka selleks omad mandalad, kruusid olemas. Et erinevad valdkonnad, erinevad probleemid, kes tahab lihtsalt sisemist jõudu kasvatada, kes tahab ka, kellel on mingid sõltuvusteemad mingite nendega, et ka selleks ma tegin eraldi mandala kruusi. et sul on siis, ütleme, kruusid ja need pildid ongi nagu erinevateks siis mingiteks, ma ei taha öelda nagu probleemide lahendamiseks, aga kui inimene soovib midagi oma elus muuta, siis selle jaoks on, ütleme, Just, muuta, toetada muutusi, mida ta soovib enda ellu kutsuda. okei, et siis on iga, ütleme sellise, ei saa öelda nagu iga, aga ütleme valdkonna kaupa, et on soovide jaoks sul siis tehtud erinevad vandalad, on nii? Jah, Et ongi, kui ma tahan omale uut suhet, on ju, siis on üks näiteks kruus, on ju. kuidas olemasolevat suhet kaitsta või on tulnud perelisa, et toetada siis sellist perekonna kasvu, et siis on teine kruus. Kas sul on kodulehel ka täitsa nagu niimoodi välja toodud, et kui inimene tulebki, mul on mingi soov, on ju, et siis ta saab otsida sealt nagu selle järgi või kuidas sul seal see? Jaotus seal on mul niimoodi, et mul on nagu kategooriate kaupa on maalid, kruusid, T-särgid. Noh, see valik muidugi on praegu ainult üks särk, aga kindlasti ta laieneb, et ma lihtsalt ei ole jõudnud neid veel sisse panna. Ja no siis kalender. Ja on ka veel mingid pusle ja allalaetav mandala, et noh, sellist kategooriate kaupa. Aga kategoorias on siis jah, juba toote nimes on kirjas, et mida ta nagu tõmbab, mis energiat ta tõmbab. Okei, et siis inimene saab nagu ilusti kätte, et mis mingi asi teeb, et selle järgi. Ja, et juba sealt toote nimest see peegeldub ja siis saab vaadata juba sümbolite järgi, et kas see mind kõnetab. Aga üldiselt mandalate kohta on selline soovitus, et väga palju kuulake oma intuitsiooni, et kui mingi mandala teid kõnetab, järelikult teil on seda vaja. Isegi mitte need sõnad on ju, et mul on see probleem, vaid just see pilt on ju, kui ma näen seda pilti või seda, et see on see, ma tunnen tõmmet. Sest et me mõistusega võime arvata, et see on see probleem mul, aga tegelikult tegelik probleem võib olla kuskil hoopis midagi muud, mis on vaja enne lahendada. Just, et jah, usaldada. Kui see, mis on taga seal enne vaja lahendada, ei ole lahendatud, siis see, mida sa arvad, et sa lahendama asud, et see ei pruugi sugugi nii kergesti minna tööle. Just. Mulle Kristiina saatis nii ägeda video, mis tõi välja just traumadega seoses, et kuidas mineviku ja mu enda elus ma nagu täheldan seda hästi tugevalt ka, et näiteks positiivne mõtlemine või afirmatsioonid, et kui me soovime elus muutust, et miks see teinekord ei tööta, seda tõi nii laheda näite seal videos, et kui sa võtad klaasi ja sa pissid sinna sisse ja siis sa paned suhkurt peale, et seda pissi ära võtta, siis sa paned suhkurt peale, loodes, et see piss kaob sealt ära. Ei kao see piss mitte kuskile, vahet ei ole, kui palju seda suhkurt sinna peale paned. Sa pead pissi eraldi eemaldama sealt, et sama asi on kõiki nende probleemide takistusega. Nii kui me ei võta seda juurpõhjust ära sealt, siis me võime teha mida iganes. Ja, täpselt nii. Et see on nii äge. Sa tahtsid tegelikult rääkida ka natuke sellest oksjonist, mis oktoobris vist on käimas. Ja, et oktoobri lõpuni on praegu käimas nüüd 3. aasta teen oksjonit. Et esimene aasta oli selline väga eksprompt tuli mulle, et ma algul oli niimoodi, et ma teenin oma maali, panin seal ostage.ee-s oksjonile, et toetan. Ei, keegi ei tundnud huvi. No siis mul olin küllaltki löödud ja õnnetu, aga loomapääste grupis juht Eiki Valner siis loohutas, et pole midagi, jõulud tulevad, teeme uuesti.
aga siis ma olin ka veel ebalev, et no kuidas, et no mis ma siis valesti tegin, kas ma panin liiga kõrge alghinna või milles asi oli. Ja siis ma pöördusin Kristina Tammaru poole. No tookord oli veel Kristina Altroff nime all, kes on siis Eesti noorte kunstnike grupi juht Facebookis ja looja. Et anna nõu, mis ma valesti tegin. Sa ei teinud mitte midagi valesti. Pigem oli see alghind liiga madal. Et sa oled ennast kõvasti alla hinnanud ka kogu su vaatas nii-öelda maalid veepoes üle, et sa oled ennast nii kõvasti alla hinnanud, et ära tee nüüd nalja, kuule tüdruk. Ja sealt tuli siis... Anti vastu pead nii-öelda, kuule ärka üles. Just täpselt, ja siis ta tuli kohe takkada või mõttega, et kuule, aga võta laiemalt, võta minu maal ka oksjonile ja küsi veel kelleltki maale. Ja siis mul tuli meelde, et okei, aga ma olin ju kunagi, kui ma seda disaini lühikursusel õppisin, et ma olin Navitrolla galeriispraktikal, aga kuigi ma teda ennast kunagi ei näinud, et ma kirjutan talle. Kohe tuli vastus, jah, muidugi. Ja siis mul soovitati veel pöörduda Hannes Võrno poole, kes oli samuti kohe nõus, pani tookord välja oma portreeseanssi. Mart Sanderile julgesin isegi kirjutada tookord. Jällegi tuli kohe vastus, jah, muidugi. Vaata kui äge on ju, sellise suure ülla eesmärgi nimel on inimesed valmis on ju tegema. Just ja tookord võtsin ka oma erinevates töötubades olnud arengupartneriks Kampa, kes teeb peegeldatud mänguasju. Tema on nüüd kõik 3 aastat olnud, nagu ka Kristina on olnud kõik 3 aastat läbivalt, seekord siis oma kunstitöötoaga 4 inimesele. Ja no Mart Sander, Navitrolla ühinesid ka seekord. Eelmine aasta ühines Epp-Maria Kokamägi, kes ka seekord on väljas, ja samuti Marianne Seiman, kes teeb imelisi heegeldatud asju ja ta pani nii eelmine kui seega aasta välja heegeldatud südameprossi, mis on osa Tallinn Fashion Weekile tehtud kollektsioonist nagu. Ka eritellimusega paluti tal teha kollektsioon Tallinn Fashion Weeki jaoks. Ja see on osa sellest kollektsioonist. Väga äge. Eks päris suur ettevõtmine ja päris äge. Ja seal on seekord nii käsitööd, lasteriideid, mänguasjad, lihtsad dekoratsioonid, kuumaalus, no kunst väga laias valikus, meremaalid, Rein Meresaare meremaalid. Et valik on lai ja kogu tulu läheb 100% Loomapääste grupile. Väga äge, see on nii üllas asi ikka. Ja kus inimesed selle kohta uurida saavad? Minu koduleheküljel Tomson Mandala maalid, kui lähevad blogisse, siis kohe seal esimene link ongi oksjonile. Ja kestab nüüd täpselt kuni 31. oktoobrini. Südaööni. Ja, no kahjuks meil sinna YouTube'i läheb see on ju hiljem. Ma mõtlen äkki, kas me saame varem ka selle ei saa ja? Sinna linkina kommentaarina äkki selle video alla samasse. Ei, ma mõtlen see, et meie see ametlikult läheb YouTube'i ju, kui ta läheb 4 nädalat pärast, siis see oksjon on läbi, et see oli see mõte. Aga kui me saame sulle anda juba varakult selle, sa saad endale see kuskil üles laadida. Ja minu kanalisse saab selle küll panna kohe üles. Ja mis? Jah, me suhtleme Sigritiga, vaatame, kuidas sellega saab, et äkki saab meie kanali ka varem ülesse. Sest YouTube'is tavaliselt on neid vaatamisi ka rohkem. Aga selline viimane küsimus sulle, et üli huvitav vestelda, nagu hoopis teistsugune kui need varasemad vestud, aga üli põnev jälle.
et isegi saan jälle siit midagi targemaks ja no need lood, need hirmude ületamised, need on nii mind ennast nii kõnetavad, et kuidas me liigume sellest kõigest läbi ja meil on see soov ja Maris Pulla oli ka üks selline, kellel on antud ka kingitust näha nagu midagi enamat siin maailmas ja aitab inimesi. Ja temal oli see, et tal tuli nii tugevalt sõnum sisse, ta samamoodi kartis hästi tugevalt nähtavaks tegemist. Aga et sõnum tuli nagu universumi, et sa pead, et see ongi, kui missioon on suurem kui su hirm, siis sa lähed nagu läbi sellest kõigest, et see on nii äge. Mis on sinu nägemus oma elust või selline, ütleme nägemus või visioon, kuhu sa soovid jõuda oma elus? Ma tahan selle mandalate teemaga kindlasti edasi minna. Ma tunnen, et see on teema, mis väärib järjest rohkem ja rohkem nagu tutvustamist. Ma näen, kuidas see toetab inimesi, et see tõesti töötab, see annab inimestele juurde. Ma ise joon päeva jooksul vahest 5 erinevast kruusist, vastavalt sellele, mis energiat ma saada tahan. Ja ma tõesti, kui mul oli siin see ema haigusega raske periood, ma arvan, et tänu nendele kruusidele ma üldse toimetada suudan veel praegu. Et see lõi mu ikka korralikult jalad alt ära. Ma ei olnud 4 kuud suuteline üldse mitte midagi tegema. Peale ema haiguse teemade. Ja täna oled juba teises kohas hoopis, jah? Ja täna ma olen juba teises kohas, et kui tema seisund stabiliseerus, siis ka tõusin ise kiiresti jalule uuesti. Väga äge. Aga äge oli sinuga vestelda. Lahe, et selle kutse vastu võtsid, selle üleskutse tulla ja oma hirmuga silmid seisid, vaatasid otsa, naeratasid talle lihtsalt ja siit ainult kõrgustes edasi. Aitäh! Et soovin sulle kergusega enda nähtavaks tegemist ja julgust särada sellena, kes sa oled. Aitäh! Ja vaatajatele, kuulajatele ka, et kohtume siis taas järgmises saates. Ja ärge unustage kommenteerida. Ja just, et kommenteerige, siis osalete loosis, saate ühe ägeda kruusi. Aga tšau ja nägudeni! Nägudeni!